Tere õhtust, Aste ja Nasva. Tervitused Kihelkonnale ja Kärlale. Lehvitused teile Laimjala ja Lümanda. Tere õhtust, Mustjala ja Sandla. Olge tervitatud Orissaare ja Pärsamaa. Kuumad tervitused teile Salme ja Torgu. Tere õhtust, Tornimäe ja Valjala. Sünnipäeva tervitused teile kuressaarlased. Tere tulemast kõigile ka Tuulekotta. Me alustame oma tänase üritusega. Palun kõigil püsti tõusta, sest algab Eesti Vabariigi hümn. Tere tulemast tähistama Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva. Täna õhtul siin Tuulekojas ja seal kõikjal kultuurihällides, rahvamajades on kogunenud saarlaste koorekiht. Meie kõik olemegi koorekiht, sest me kõik oleme millekski oma saarele vajalikud. Kõigil meil on siin oma koht ja oma tegu, et meie saar elaks, areneks ja jääks kestma. Tänane õhtu on selleks, et saarlane on tunnustanud teist saarlast silmapaistva tegevuse eest. Teise tunnustamine, see on väärtus omaette. Täna õhtul antakse kätte Saare maakonna vapi ja teenetemärgid ning Saaremaa valla tunnustused aasta inimene ja aasta tegu. Tervituseks saab sõna Saaremaa vallavolikogu esimees härra Jaanus Tamkivi. Lugupeetud saalisviibijad ja kõik inimesed, kes täna vaatavad meid läbi ekraanide. Head suure pidupäeva laupäeva meile kõigile. Täna on tõesti kõik oodatud. Oleme tänasel õhtul kogunenud Kodusaare rahvamajade saalidesse Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva ootuses. Lisaks sooviga pidulikult tunnustada tublimatest tublimaid inimesi meie endi hulgast. Me hoiame hoolikalt seda juba aastaid kestnud tunnustamise traditsiooni, mis kannab edasi meie väärtusi ja püüdlusi. Nii avaldame Eesti riigi sünnipäeva eel tänu ja tähelepanu meie tublidele inimestele. Neile, kelle tegevus on olnud paljudele teistele eeskujuks, innustuseks, julgustuseks. Kes on aidanud meie saarte elu muuta paremaks, targemaks ja turvalisemaks. Tunnustatute hulgas on olnud ja on inimesi väga erinevatelt elualadelt. Aga neid kõiki ühendab pühendumus ja soov teha head.
Neid liidab pühendumus oma kutsetööle, vabatahtlikule tegevusele, oma kodukohale. Pühendumus Eestile ning nendele väärtustele, millesse vaba ühiskond usub ja millele toetub. Ja selle eest me muidugi täname teid. Nendest lugudest saabki lõpuks kokku edukas, energiline, julge ja hooliv kogukond. Sellist elu, sellist kogukonda, tublit ja hoolivat saame luua vaid kõik koos, ise julgelt kaasa rääkides ja samas ka teisi kuulates. See teebki meid targaks ja tugevaks. Tunnustuste saajad on nii seekord kui ka läbi aastate kõigile õpetanud, et ükskõik, mida teed, edu pandiks on ikka sihikindlus, süvenemine ja olulise märkamine. Järgnevalt üks väike tsitaat president Kaljulaiu kunagisest tunnustuskõnest. Siin on ärkamist siis, kui teised alles magasid, ja õnnakat jätkamist, kui teised on juba käega löönud. Seemnete külvamist sinna, kus see seni veel midagi idanenud ei olnud. Sisimas tiksuvat sundi, mis ei luba rahule jääda enne tulemusteni jõudmist. Aga veel enam on siin rõõmu, kui tehtud töö vilja kannab. Rõõmu, mis õigustab kogu nähtud vaeva. Rõõmu, mis ei piirdu tegijatega, vaid kõigega, kes selle töö tulemusest osa saavad. Ja täna siia saali peaksid need sõnad samuti väga hästi sobima. Ma soovin tänaseks ilusat õhtut kõigile, kõikides meie saarte ja pidulikes saalides ja homseks toredat, rõõmsat ja enesekindlat Eesti riigi aastapäeva meile kõigile. Tänan, edu Eestile! Järgmisena tervitab sünnipäevalapsi ja sünnipäevalisi Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk. Tere õhtust, head kohalviibijad siin saalis ja rahvamajades üle terve Saaremaa ja võib-olla ka kuskil mujal. Iseseisvuspäev on riigi ajaloo tähtsaimaks verstapostiks. 24. veebruar jääb alati päevaks, mis sümboliseerib eestlaste vankumatut tahet olla vaba rahvas vabal maal. See on päev, mil meenutame üheskoos meie esivanemate meelekindlust ja julgust võidelda selle nimel, et unistus iseseisvast Eestist muutuks tegelikkuseks. Kuid lisaks möödunu meenutamisele on 24. veebruar ka tulevikku vaatamise päev. Täna, Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva eel, mõtlesin, mida soovida väärikasse ikka jõudnud riigile. Riigile, mis on päriselt vaba olnud vaid umbes pool sellest ajast ja mille iseseisvuse taastamisest möödub tänavu 20. augustil 33 aastat. Kõigepealt soovin ma Eestile ja kõigile kaasmaalastele tugevat kaitsetahet ja seda eriti tänasel päeval, kus homme täitub juba 2 aastat sellest, kus meie idanaaber alustas täiemahulist sõda Euroopa südames. Ka meie hulgas on suur hulk sõjapõgenikke, kes on sunnitud oma elu uuesti nullist üles ehitama võõral maal. Soovin ühte hoidmist ja koostööd, sest vastandumine ja rivaalitsemine lõhub, mitte ei liida. Meil on üksainus Eesti, mille tulevik sõltub sellest, kui hästi suudame erimeelsusest hoolimata ühiste eesmärkide nimel tegutseda. Samuti soovin, et ükski inimene ei tunneks end Eestis üleliigsena. Loodan, et märkame ja hoolime edaspidi veelgi rohkem ning ulatame vajadusel abikäe nendele inimestele, kes seda päriselt vajavad. Ja veel, ma soovin, et häid sõnu ja siirast tänu oleks Eestis rohkem kui pahameelt ja kritiseerimist. Millegipärast kipume head ja ilusat enda ümber võtma endast mõistetavana, mõtlemata, et ka selle taga on kellegi südamega tehtud töö. Küll aga anname kohe häälekalt teada, kui meile miski ei meeldi. Samas, see ei tähenda, et kitsaskohti ja probleeme tuleks ignoreerida. Vastupidi, nendele tulebki tähelepanu juhtida ja võimalikke lahendusi välja pakkuda, sest vaid üheskoos teeme Eesti veelgi paremaks. Millised on teie soovid Eestile? Täna, meie koduriigi sünnipäeva eelõhtul,
on sobiv aeg sellele mõelda ja lisaks küsida endalt, mida saan mina teha Eesti heaks. Eesti riik on kõigi inimeste ja nende tegude summa. Seetõttu on igaühe panus oluline. Soovin, et meil jätkuks oskus kasutada targalt võimalusi, mida Eesti meile pakub. Riigi iseseisvuse ja tuleviku kindlustamine kasvab meist endist. Täna on meil õnneks võimalus tunnustada järjekordselt tublisid Saaremaa elanikke, kes on panustanud oma järjepideva tegevusega meie Saaremaa kogukonda erakordselt palju. Minu suur tänu ja siiras lugupidamine teile. Head saarlased siin saalis ja rahvamaadest üle terve Saaremaa. Hoiame üksteist ning üheskoos meie kallis Saaremaad ja Eestit. Ilusat vabariigi aastapäeva kõigile, palju õnne Eesti! Saksa rännumees Karl Feyerabend on 1797. aastal eestlaste kohta öelnud nii. Mis eestlaste iseloomu puutub, siis erinevad nad täiesti oma naabritest liivlastest ja lätlastest väga silmatorkaval moel. Kus nood on orjalikult lömitavad, seal säilitab eestlane teatud rahvusliku uhkuse, mida seni ükski ahel pole suutnud kammitseda. Kus nood on allaheitlikud ja tummad, seal haub eestlane külmalt ja salamisi kättemaksu ning tasumist. Kus nood ei julge end liigutada, seal tõstab eestlane kaika kõrgele ülesse ning kaitseb ennast kindlal meelel. Usutavasti on see meeleolukas sissejuhatus meie järgmisele esinejale. Nimelt on videotervituse saatnud meile Eesti legendaarne sepp Ivan Orav. Kallid saarlased, ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva teile ja palju õnne tänaseks Konstantin Pätsi 150. juubeliks. Aitäh teile, et mul oli võimalus mitu päeva siin spaas ennast kosutada, sest siit ma otse nüüd Pätsi peole lähen ja ega ma muidu vastu ei peaks, kui ma poleks natukene rammu kogunud siin Kuressaares. Aitäh teile, aitäh kallid saarlased ja Konstantin Päts 150 täna ja ma ei jõua ära oodata. Ma ei jõua seda pidu ära oodata, ma ei jõua seda Pätsi rosoljet ära oodata juba. See Päts on kindlasti juba hakkinud ja seganud, kõik on Rosolje on Pätsi leiutise, te ei tea nüüd. Ja Päts oli kõva leiutaja omal ajal ja kuigi algselt selle nimi oli Rosalie, võite aimata, siin oli üks tüdruk mängus muidugi. Päts oli väga armunud temasse, ta oli Pätsi muusa ja Päts püüdis oma leiutise väga Rosalie nägu teha ja tegi ka, räägitakse. Ja räägitakse, et kui sa vaatasid Rosolje taldrikusse, siis oleks täpselt nagu Rosaliele silma sisse vaadanud. Ta oli siuke talutüdruk, punase näoga, punased juuksed ka veel ja siis kaks halli silma nagu kaks eeringat seal keskel ja hästi sarnane olla välja tulnud ja vaat mis teeb armastus. Paljud kuulsad kunstnikud ju on oma kallimate järgi ju maalinud madonnasid ja ingleid ja jumalannasid ja vaat Päts samamoodi tegi Rosalie. Oi, see oli suur leiutis. Päts sai ju leiutiste maailmameistri võistlustel oma Rosalie eest 3. koha. Esimene oli elekter, teine oli telefon ja 3. oli Rosalie. Oi, mida see Päts ei jõudnud ja siukest asja ei olnudki. Kui tal vaba aeg oli vahest, ta oli ju veel nii-öelda harrastusloomаарst, käis ikka Kadrioru pargis ringi, puhastas jänestel kõrvu ja õmbles nülitud karudele nahad tagasi selga ja tema jõudis kõike ja taevakene. Ja seda Rosaliet ei jõua ära oodata ja see Pätsi sünnipäev, ma olen ikka käinud, ikka olen käinud
Pätsi sünnipäevadel ja seal kõige tähtsamal sünnipäeval, siis kui Päts sai 44-aastaseks 1918. aastal, seal ma muidugi käin, ma olin veel alla 10 aasta vana, ma ei tundnudki Pätsi, ta ei teadnud mind kutsudagi veel aga muidu ikka alati Pätsi sünnipäeval. Päts mingit joomist ja laaberdamist oma sünnipäevadel ei sallinud, see oli talle võõrastav. Ei. Tema armastas ringmänge ja armastab siiamaani ja kõige rohkem talle meeldib see, kes aias ja eriti tootas seda kohta see läbi roosi põõsas tee ja lükka teine sisse. Küll ta ootas, et teda lükatakse. Värises vaikselt niimoodi, sõbrad teadsid ju ka alati, muidugi lükkasid. Kahju oli siis sünnipäeva lapsele rõõmu teha ja Päts jalutas seal ringi keskel. Ta ei taht sealt ära tullagi. Ikka, kes aias, mis on tema nimi? Päts on tema nimi, mesilane aias ja eelmisel sünnipäeval ma mäletan, mina ei jõudnud enam 3 tundi kõndisime ümber Pätsi ja tema oli kõik see aeg mesilane seal keskel ja taevakil. Ei, ega see ainuke mäng ei olnud, seal mängiti veel mänge, ikka tagumine paar välja ja me lähme rukkist lõikama ja uka, mina prii. Ja vaat, sel Pätsi 44. sünnipäeval 1918. aastal juhtuski see, et Päts äkki mänguhoos hüüdis uka, Eesti on prii. Ja nii sündis Eesti Vabariik, mänguhoos. Ja seda Pätsi hüüdmist, see uka, Eesti on prii, seda hakatigi pidama Eesti iseseisvusdeklaratsiooniks ja veel samal õhtul Pärnus Endla teatri rõdult loeti see kogu Eesti rahvale ette. Vaat, niimoodi. Oli algul Pätsi sünnipäev ja sellest tuli Eesti Vabariik. Vaat, niimoodi. Ei, Pätsi sünnipäevast on üldse paljud asjad alguse saanud. Näiteks see paraad, eks. Päts kutsus ju kõik oma sünnipäevale, kõik, kes vähegi tulla tahtsid ja eriti kõik Eesti sõjaväelased ja see oli tal südameasi, et kõik sõjaväelased oleksid sünnipäeval ja kui oli siis öö otsa rosoljet söödud ja ringmänge mängitud, hakati hommikul koju minema. Ja täpselt, see ongi, kui ma vaatan vabariigi aastapäeva hommikul, kui Vabaduse väljakult need sõdurid kõik lähevad, see on täpselt nagu Pätsi sünnipäevalt pidulised koju või kasarmusse minemas, täpi pealt, sealt sai see paraad alguse ja veel, kas see presidendi kätlemise komme? See on ju Pätsi sünnipäevast, kõik tahtsid Pätsil kätt suruda sel päeval, aga Pätsil 2 kätt ainult ei jõua ju ühe päevaga, eks. Paljud jäid teiseks päevaks ja sellest tekkiski komme vabariigi aastapäeval käia president Pätsi kätt surumas. Ja inimesed püüdsid veel ennustada selle käesurumise järgi, et mis tulevik Eesti Vabariigile toob, et kui Pätsi käsi oli siukene pehme ja rasvane, siis tuleb hea rammuse aasta ja kui oli käsi hästi niiske, siis võib vihm kartulisaagile viga teha ja kui käsi oli siuke kondine, siis tuleb nälg. Ja kui oli käsi külm, siis oli pakast ja paksu lund oodata aga see oli nagu ebausk tegelikult rohkem. Pätsi käsi oli pehme ja soe nagu kreemisai ja seda otseses mõttes oli Pätsi kätt raputanud, siis pärast su enda käsi oli kõik tuhk-suhkruga kaetud, läksid koju ja limpsisid seda. See tähendas seda, et elu Eesti Vabariigis Pätsi ajal oli mõnus ja magus. Ei, see muu oli siuke ebausk ja Pätsil endale meeldis ka vabariigi aastapäeval kättpidi kogu Eesti rahvast läbi katsuda, aga vaata siis, kui vapsid tulid, vaata, need hakkasid Pätsi kiusama ja ise nad nimetasid seda obstruktsiooniks, eks. Päts ulatas neil lahkelt käe, aga nemad tegid niimoodi. Päts püüdis küll kikivarvule ronida ja siis nägi, et vapsid tulevad, pani kõrgekotsaga kingad jalga, aga ulatab käe jälle. Need upitavad käe veel kõrgemale. Päts oli ju vana inimene juba. Ta ei saanud ju taevanärm hüpata sinna üles või siis ronida tabureti otsa ja Päts muutus nii kurvaks ja ei jäänudki muud üle, tuli vapsid vahi alla võtta ja käed raudu panna. Ja kui neil käed olid raudus siin kõhu peal, Pätsil oli nii hea neid südamlikult suruda ja siis Pätsi tuju oli jälle hea, nii et
No, ilusat vabariigi aastapäeva teile kõigile. Ma pean nüüd minema ja, sest te ei ole praegu kutset saanud veel või? ei ole, ärge ise kaasa trügige, ei, selleks peab ikka, mina ei saa teid kutsuda, vikatimees peab ikka ise seda tegema. Ma ootasin ka väga pikalt, ausalt öelda. Ja mul oli kirst juba valmis raha makstud, kõik ei tule, kutset ei tule, ei, aga tuli ikkagi lõpuks ja kannatage. Kes kannatab, see kaua elab. Palju õnne teile president Pätsi juubeliks ja palju õnne homseks Eesti Vabariigi aastapäevaks. Elagu Eesti! Ukka, Eesti on prii. Aitäh Ivannile. Ma loodan, et nendel seal Pätsu 150. on täna mõnus jämm. Meie aga siin lähme edasi. Palun siia lavale Saaremaa vallavolikogu esimehe Jaanus Tamkivi ja Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk, et anda üle Saare maakonna vapi ja teenete märgid. Maakondlikke teenete märke on välja antud alates aastast 2016 ja neid on seni omistatud 41 inimesele. Täna lisandub veel 3. Saare maakonna teenete märk antakse isikule Saare maakonna osutatud teenete eest või saavutatud tunnustamiseks. Alustame autasustamisega. See inimene on meeskooriga seotud olnud palju aastaid. On Saaremaa ühendatud meeskoori ja Eesti meeste laulu seltsi juhatuse liige. Ta on teinud suure töö, et meeste laul nii Saaremaal kui Eestis areneks ja elaks. Sümmi juhatuses on ta aktiivselt tegelenud rahastajate leidmisega, ürituste eestvedamisega, üleriigiliste ühenduste ja teiste kollektiividega suhete hoidmisega. Ta seisab hea selle eest, et kõik koori tegevuseks vajalik, nootidest kuni esinemisrõivasteni, oleksid olemas ja korras. Palju on ta tegelenud ka koori suurima murekohaga, et kooriga liituks uusi laulu ja oskustega mehi, et nad koori püsima jääksid ning meestel oleks kooris hea ja tore. Sümmi edu tunnustus on toonud tunnustust tervele Saaremaale. Selle taga on tohutu korralduslik töö, mis tihti jääb tähelepanuta. Ilma tema pühendunud tegevuseta ei oleks koor täna seal, kus ta on. Meeste laulu traditsioonide hoidmise ja Saaremaa ühendatud meeskoori eestvedamise eest. Saare maakonna teenete märk kuulub Tiit Aavikule. Oh jah, siin ma nüüd olen ja öelda ei oska midagi, sest see on nüüd küll selline asi, mida ma kõige vähem oskasin karta. Aitäh nendele, kes sellise ettepaneku tegid, aga päris kindlasti ma ei võta seda nagu isiklikult, personaalselt. Siin kõrval peaksid olema kindlasti ka kõik need mehed, kes on nende aastate jooksul meeskoorist läbi käinud ja meeskoorile oma panuse andnud. Siin kõrval peaksid olema kindlasti dirigendid, sest ei tee mehed üksinda mitte midagi. Ikka dirigente on ka vaja. Siin kindlasti peavad olema kõrval meeste pered, kes on toetavad, tihti ka tagant torkivad võib-olla. Siin peavad olema meie head toetajad, kes on kõiki meie tegevusi aidanud läbi viia, mis me oleme plaaninud ja enamasti ka ära teinud. Ja päris kindlasti peab siin olema mitte küll siis kõrval meeskoori juures, aga just vastaspool publik, kes kõike seda naudib, sest ilma publikuta ei ole mõtet ka lavale tulla. Aitäh teile kõigile ja head pidupäeva. Ja mina kiirustan siit kohe meeskooriga lavale.
Ja me jätkame. Ta on Saaremaa haridussüsteemis figureerinud aastatel 1973 kuni 2019. Viimased 25 aastat neist Saaremaa hariduse juhina. 94. aastal haridusosakonna juhina alustades oli ühiskond suurtes muutustes, mis esitas väga suuri väljakutseid. Saare tollane nigel ja aher füüsiline hariduskeskkond sai tema julge ja kaasakiskuva eestvedamisega lahendusi ja võimalusi renoveerimiseks ning korda tegemiseks. See ongi suurim väärtus, et tema käe all on pea kõik Muhu ja Saaremaa haridusasutused korda tehtud. Olles läbinud haridusvaldkonna töötades kõik astmed õpetajast haridusjuhini, oli ja on ta siiani hinnatud osaline erinevates komisjonides, nõukogudes ja assotsiatsioonides. Ta on tunnustatud nii koolijuhtide kui ka pedagoogide poolt. Pikaajalise, pühendunud maakonnahariduse juhtimise ning haridusvaldkonna loomise eest Saare maakonna teenete märk Raivo Peters. Nojah, ma arvan, et see tunnustus ei ole ainult mulle, vaid ilmselt kõikide nendele inimestele, kellega mul on olnud au ja uhkus koos töötada kõik need aastad. Nii alates Kuressaare põhikoolist, Saare maavalitsusest kui ka Saaremaa vallast. Ilma nendeta poleks siin midagi juhtunud. Ja meil on siiamaani sellest, et Saaremaa hariduse kvaliteet on ikkagi jätkuvalt Eestis tipus ja loodan, et see sinna ka ei jääb, sest meie õpetajad teevad väga tublit tööd. Isegi streiki tegid nad südamega, aga hästi lühidalt. Nii et jõudu neile edaspidiseks ja aitäh tunnustuse eest. Saare maakonna vapimärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Samuti Saare maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks. Tema tööpiirkonnaks oli Saare maakond aastatel 2004 kuni 2023. Kolleegid Saaremaa vallavalitsusest ja Saaremaa elanikud on tema notari töö puhul toonud eelkõige välja tema usaldusväärsust, aga samuti pädevust, ülimat täpsust ja korrektsust, vigade täielikku puudumist tema koostatud dokumentides, abivalmidust ja sõbralikku ning mõistvat suhtlustiili. Usaldusväärse ja pikaajalise õigusteenuse osutamise eest notarina Saare maakonnas. Saare maakonna vapimärk Marika Leis. See tunnustus on väga-väga suur üllatus. Ega ma ei oskagi midagi muud öelda, kui tänada kõiki neid inimesi, kes on minu töid ja tegevusi tähele pannud siis 20 aasta jooksul Saaremaal. Suur aitäh teile!
Valdur Mikita on öelnud: rahvas, kelle kõige kuulsam kirjandusteos on 5-köiteline soo kuivendamise käsiraamat, ei saa olla normaalne. No ei peagi. Võimalik, et meil on ilmaruumis hoopis üks teine asi ajada. Saaremaa tegu. See tiitel antakse aasta jooksul oma tegevusega Saaremaa valla heaks silma paistnud isikutele või tunnustatakse Saaremaa valla jaoks olulise tähtsusega ettevõtmisi. Sihtasutus Targem tulevik asutati, et hakata välja andma stipendiume Saaremaa valla õpetajate arenguks. Samuti soodustamaks noorte õpetajate elama ja töötama asumist Saaremaa valda. Esimesed stipendiumid määrati 2023. aastal. Suurem osa esimese taotlusvooru stipendiumifondist, milleks oli 10 000 eurot, koguti Saaremaal 2023. aasta juunikuus toimunud heategevuslikul golfiturniiril. Edaspidi on Saaremaa valla uute õpetajate ja praktikantide stipendiumifondi suuruseks kavandatud 25 000 eurot aastas. Lisaks stipendiaatidele makstavatele summadele, nimelt siis uutele õpetajatele kuni 2500 eurot aastas ja praktikantidele kuni 500 eurot, tasub sihtasutus Targem tulevik stipendiumiga kaasnevad maksud. Kokku panustatakse Saaremaa valla haridusse 3 aastaga 80 000 eurot. Sihtasutus Targem tulevik asutamine, Saaremaa aastategu, Kaamos Grupp OÜ. Auhinna võtab vastu sihtasutus Targem tulevik juhatuse liige ja Kaamos Grupp OÜ nõukogu liige Juulika Vahter. Omalt poolt siis tänan valda selle koostöö eest. Esiteks, teiseks ütlen, et kahju, et isa siin, Kaido Jõeläht ei saa olla vastu võtmas seda, sellest, et tema on Kaamose, ütleme, isa ja minu isa ka, aga samas on alati nagu pensionäridel on kõige kiirem elu, et temal kahjuks täna siin olla ei olnud võimalik. Mida ma omalt poolt veel mõtlesin öelda, on see, et kuigi mulle muidu meeldib alati vaadata tulevikku, siis minu arust minevikust võiksime õppida seda, et me peame õpetajaid austama. Ja loodan, et see stipendium on siis üks selline asi, mis võimaldab õpetajatele inimväärsemat elu, võimaldab pärast rasket tööpäeva mitte muretseda nii palju olmeliste probleemide pärast. Aitäh! Ja me jätkame Saaremaa aasta inimesega. Saaremaa aasta inimene tiitliga tunnustatakse inimest, kes on aasta jooksul oma tegevusega kõige enam silma jäänud. Ta on algatanud Saare maakonna kõige pikemate traditsioonidega jooksuüritused, kuid vaieldamatult olulisim neist on Saaremaa 3 päeva jooks, mis 23. aastal tähistas oma 50. sünnipäeva. Jooksuüritus on mitmed korrad saanud parima jooksutiitli. Tema korraldatud on ka armastatud pööripäeva jooksud ja samuti jooksuklubi Sarma seeriajooksud. Ta on juba aastakümneid edendanud tervislikku eluviisi. Teda teatakse eelkõige kui Kuressaare linna ja Saaremaa jooksuspordi väsimatut vedajat ja mitmekülgset spordiaktivisti. Ta on tuntud oma viisakuse ja äärmise tagasihoidlikkuse poolest. Ta ei arva kunagi, et ta peaks olema kuskil tunnustatud või esile tõstetud.
kuid ometi oma tegevuse ja hoiakuga on just tema olnud tõeliseks eeskujuks mitmetele põlvkondadele spordiinimestele. Hindamatu panuse eest Saare maakonna spordi arengusse. Saaremaa aasta inimene on Tõnu Vaher. Tõnu Vaher. Teid küll. Teid on nii paljusi või? Ma ei oska midagi öelda. Okei. No see on ikkagi üle mõistuse üllatus ja aga ma püüan kedagi tänada. Kõigepealt tahaks tänada oma tütart Helen Jürjot. Ilma temata see võistlus ei toimuks juba ammu. Tema teeb ikkagi väga suure töö ära, suurem kui mina. See lava kõigupest, jah. Ja siis tahan tänada ka oma sadu vabatahtlik abilisi, kes seda üritust aitavad korraldada. Ja tänada ka tuhandeid jooksjad, kes meil siin käivad jooksmas. Ja. Aitab. Suured õnnitlused kõikidele tänastele tunnustatavatele ja mitte ainult siin, Tuulekojas. Oma tunnustused annavad täna üle ka peaaegu kõik Saaremaa piirkonnad. Palju õnne kõigile tunnustatavatele. Palju õnne meile kõigile. Ja ma lõpetaksin Anu Raua sõnadega. Mul oleks justkui Jumal põues. Õnnetunne. Õhin. Olen õues, olen maal. Milline hommik. Hoidku taevas. Ole tänatud tänase eest. Päike pea kohal, Isamaa istumise all ja linnud, lilled kõik nii ligidal. Ma palun tänaseks kontsertosaks lavale suurepärase muusiku, andeka laululooja Stig Rästa. Tere, ma oleks pidanud natuke varem tulema, siis oleks aplausiga jõudnud mikrofoni ette. Tegelikult ma ütlen ausalt palju õnne lava kõigubki vahel, sest see on sellistel üritustel emotsioone täis ja asju, mis panevadki selle elu niimoodi kõikuma ja siis sellepärast ka mina siia tagasi ronin alati, et see on selline naljakas öelda, et kui ma ei käi siin väga tihti, siis ma hakkan seda veits igatsema, seda lava olemist. Ja ma esitan teile mõned laulud, mis ma olen kirjutanud läbi aegade erinevatele artistidele. Ja ma alustan sellise hoogsama lauluga nagu Sekundiga. Sa valdid kaardiks minu südame, kleebi märgi selle tagaküljele, siis saadad kirja pühendusega, kus mustvalgelt seisab minust lahti sa ei saa. Ma jooksen 4 ilmakaarte põgenema siin, haitun tolmu kübemeks raamaturiiuli. Teist sinu sugust tundnud ma ei ole iialgi, kes mehed
sekundiga murrab põlvili. Murrab põlvili. Sekundiga nii. Murrab põlvili. Sekundiga nii. Kui lõpuks tunnen, et olen pääsen siit, mind meelitan enda juurde tagasi. Kui näi mul viimaks, et hakkan toibuma, siis lihtsalt lambist jälle plahvatan. Ma jooksen 4 ilmakaarde põgenema siit. Aitun tolmu kübemeks raamatuuriuli. Teist sinusugust tundnud ma ei ole iialgi, kes mehed ainult sekundiga murrab põlvili. Murrab põlvili. Sekundiga nii. Murrab põlvili. Sekundiga nii. Sinusugust tundnud ma ei ole iialgi, kes mehed ainult sekundiga murrab põlvili. Murrab põlvili. Sekundiga nii. Murrab põlvili. Sekundiga nii. Suur tänu! Kuidas on? Tahate kaasa ka laulda kogu aeg? Pigem ei... Jaa, okei. Seda ei juhtu kunagi. Mis on väga tore, sest et inimesed ei julge kunagi tavaliselt. Üks laul, mille ma veel tegelikult ansamblile Traffic kirjutasin, on Kallis ära küsi. Ja siis samal ajal ma mõtlen, millist laulu kõige rohkem laulda, mida kõige rohkem kaasa tahetakse laulda. Samal ajal, et siis pange vaim valmis. Sama viis ei ole see, mis oli siis. Sa ütled kallis, ära küsi, minuga segased lood ja siis liibud minuni. Hommikuni oleme koos, sa ütled kallis, ära taha mulle enam helistada, parem mind unusta ja lahku mul käsu voodisse ärgata. Sul soovida sinuga kõrvusse lennata, sinuga õnne proovida. Lõppu veel siis loos ei näe, lihtsalt siin lase käest, kui veel täievast annaton. Käpikuisse päikse koos, sa ütled kallis, ära küsi, minuga segased lood ja siis liibub minu ligi. Hommikuni koos, sa ütled kallis, ära taha mulle enam helistada, parem mind unusta. Ärge
tuun sul soovida, sinuga õngus lennata, sinuga õnne proovida, Täysin voodis ärgata, hiljaselt tuun sul soovida, sinuga kõrgus lennata, sinuga õnne proovida, täysin voodis ärgata, hiljaselt tuun sulle soovida, sinuga kõrgus lennata, sinuga õnne proovida, sinuga õnne proovida. Ma teen ühe ingliskeelse laulu, mis ma võtsin kõvasti aega, et hakata ise laulma. Ja siis oli vaja inglise keeles teha, sest et kui eesti keeles laulusõnu kirjutad, siis inimesed saavad kohe aru sellest, mida sa mõtled. Ja tol hetkel tundus see võõras kuidagi. Inglise keeles, kui sa laulad, siis üldiselt eestlased nagu ei mõtle nii palju nendele sõnadele kaasa. Kui eesti keeles kirjutad, siis on kohe selge. Ja I Wanna Meet Bob Dylan tähendas minu jaoks, see sai tähenduse oluliselt hiljem, sest tegelikult oli see, et ma nagu muusika kirjutamisel on see, et kui sa teed laulu, siis laulad midagi I Wanna Meet Bob Dylan ja siis laulad I Wanna Meet Bob Dylan ja siis hakkad mõtlema, miks see mu seest välja üldse tuli või mis asi see on. Ja ma saan aru, et see on see, et tahaks oma töös kaugele jõuda, nii nagu mõned inimesed siin. Jah. Sellega me siit oma ülekande Tuulekojast lõpetame, et teie rahvamajades saaksite oma pidustustega jätkata. Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva, hea saarlane!